Kui kvaliteetne haridus ei ole ainult head hinded, siis on aus küsimus, kas õpilane saab üldse midagi mõjutada. Saab küll. Kvaliteet ei ole mingi tähtis sõna kuskil paberil. See tekib tegelikult väikestest asjadest, mida me iga päev teeme. Mõtle nii. Õpetajal on tunniplaan, mis ütleb millal ja mis tundi ta annab ning ainekava, mille järgi ta õpetab. Aga see, kuidas õppimine päriselt välja kukub, sõltub nii sinust, sinu klassikaaslastest kui ka kogu kooliperest. Näiteks, kas me julgeme küsida, uurida, eksida ja seda tunnistada ning sellest õppida, aga ka teistele anda võimaluse seda sama teha. 3 lihtsat asja, mida saad kohe teha, et oma koolis kvaliteedikultuuri muuta. Esiteks, küsi, kui sa ei saa aru või pole kindel. Küsimuste küsimine ei tee sind rumalaks. See lihtsalt näitab, et sa mõtled ja mõtestad enda jaoks teema läbi. Üks küsimus võib päästa terve teema ning tihti pole sa ainus, kes on segaduses või sooviks paremini aru saada. Teiseks, ära sega tahtlikult tundi, ka siis, kui korraks on väga igav. Mida paremini ja turvalisemalt iga õppija end klassis tunneb, seda lihtsam on päriselt õppida ja süveneda. Ning 3, kasuta tagasisidet. Kui sa saad töö tagasi, ära vaata ainult numbrit. Uuri vajadusel lisa, mis ei puudu ja mida võiks järgmine kord paremini teha. Mõtle läbi, miks sa just sellise tagasiside said ning vajadusel küsi õpetajalt üle. Meil on e-koolis ja stuudiumis olemas hinded, kommentaarid, ülesanded, aga tõeline kvaliteet ei ole ainult info sellest, mis on toimunud. Oluline on teha järgmine samm ja mõelda, kuidas ma seda tagasisidet või uusi ülesandeid saaksin enda jaoks kõige paremini tööle panna. Seega, olulise osa sellest, milliseid oskusi ja teadmisi sa koolist päriselt kaasa saad, kui hästi sina ja su kaaslased end koolis tunnevad, sõltub sellest, kui aktiivne oled ise ja lased ka teistel olla. Igaühe meie vastutus on käituda nii, et koolis oleks mugav ja hea.